Pärast paari kodus jõude veedetud kuud jätkasin õpinguid Eatonis. Lühikesest vaheajast oli piisanud, et nõrgestada mälestusi doktor Bransby koolis juhtunust. Need polnud enam nii elavad, vähemalt ei kutsunud nad enam esile nii tugevaid tundeid. See draama oli minetanud oma traagika. Söandasin kahelda, kas võisingi oma meeli usaldada, ning nii harva, kui meenutasingi kogu seda lugu, tundsin alati imestust inimliku kergeusklikkuse üle ja mu kaasasündinud elav kujutlusvõime pani mind lihtsalt muigama. Ei kahandanud seda laadi skeptitsismi ka minu Eatoni aegne eluviis. Mõttelagedate narritempude keeris, millesse ma seal uljalt sukeldusin, neelas alla iga tugevama või tõsisema mulje. Pühkis mälust kõik peale möödunud päevade vahu, jättes sinna vaid kõige kerglasemad elamused. Ma ei taha siin siiski maalida pilti oma haletsusväärsetest prassimistest, mis trotsisid seadusi ja hiilisid mööda õppeasutuse valvsusest. Kasutult maha priisatud 3 aastat olid vaid süvendanud mu pahelisi harjumusi ning imestama paneval määral soodustanud mu kehalist arengut, kui ma pärast nädal aega kestnud arulagedat mürgeldamist kutsusin väikese kamba kõige liiderlikumaid tudengeid oma tuppa salajasele joomingule. Saime kokku hilja õhtul, sest meil tuli oma klunkreid kohusetruult hommikuni välja venitada. Vein voolas vabalt, ega olnud puudust teistestki võib-olla veel ohtlikemaist ahvatlustest. Nii et idakaar oli nõrgast koidukumast juba hahetama löönud, kui me meeletu pidumöll oma kõrgpunkti jõudis. Kaardimängust ja veini uimast õhetades tahtsin parajasti teha ettepaneku Jumala vallatuks toostiks, kui ägedalt pooleldi lahti tõmmatud uks ja teenri väljast kostev hääl mu tähelepanu endale tõmbasid. Teener teatas, et keegi isik, kellel ilmselt on väga vähe aega, tahab minuga hallis kõnelda. Oma meeletus veini uimas olin ootamatust segamisest pigem rõõmus kui ehmunud. Tuigerdasin kohe välja ja olin mõne sammuga maja eeskojas. Selles madalas väikeses toas polnud lampi. Nii oli ainsaks valgustuseks läbi poolringi kujulise akna sisse tungiv nõrk koidukuma. Kui ma üle läve astusin, märkasin enda pikkust noormeest valges kasmiirist hommikumantlis, mis oli õmmeldud sama moodsa lõike järgi nagu seegi, mis mul endal parajasti seljas oli. Nii palju võimaldas ähmane valgus mul näha. Külalise nägu ei suutnud mu silm seletada. Minu sisenedes astus ta kärmesti mu juurde ning haaranud turtsaka kärsitusega mu käsivarrest kinni, sosistas mulle kõrvu sõnad. William Wilson. Muutusin jalamaid täiesti kaineks. Midagi võõra olekus ning ta minu ja valguse vahele tõstetud sõrme värisevas viibutuses hämmastas mind. Aga mitte see ei erutanud mind nii tugevasti. Seda tegid need iseäralikud, pühalikust manitsusest tulvil vaikselt sisistatud sõnad. Eelkõige just neile vähestele, lihtsatele ja tuttavatele, aga
sosistatud silpidele iseloomulik laad, toon ja tämber. Nad tulvasid must üle 1000 mälestusega möödunud päevist ning vapustasid mu hinge nagu Galvani patarei šokk. Enne kui ma toibuda jõudsin, oli külaline läinud. Kuigi see sündmus avaldas mu häiritud kujutlusvõimele sügavat muljet, haihtus viimane peagi. Mõned nädalad, tõsi küll, pärisin kõikjal tolle tundmatu järele või siis süvenesin haiglasesse mõtisklusse. Ma ei püüdnudki enda eest varjata, kes oli too iseäralik isik, kes nii visalt minu asjadesse sekkus ja mind oma vihjamisi antud nõuannetega kimbutas. Kes või mis aga oli siis see Wilson ja kust ta tuli ja mida ta taotles? Ühelegi neist küsimustest ei antud mulle rahuldavat vastust. Sain tema kohta ainult nii palju teada, et mingi äkiline perekonnaõnnetus oli sundinud teda doktor Bransby õppeasutusest lahkuma just sama päeva pärastlõunal, kui ma ise sealt põgenesin. Peagi aga ei tegelenud mu mõtted enam selle asjaga. Kogu mu tähelepanu hõivas eelseisev Oxfordi minek. Ja sinna ma õige pea läksingi. Mu vanemate edev tuisupäisus varustas mind igal aastal kõige vajalikuga, nii et võisin vabalt mõnuleda südamele nii armsaks saanud luksuses. Võistelda pillamises Suurbritannia rikkaimate aadlisuguvõsade ülikõrkide pärijatega. Seesuguste pahelisusele kallutavate vahendite ergutusel lõi mu loomupärane meelelaad kahekordse ägedusega välja ning oma sõgedas pidutsemisuimas ei pannud ma isegi üldisi sündsuse nõudeid miskiks. Ent oleks mõttetu peatuda üksikasjalikult mu ekstravagantsustel. Piisab, kui ütlen, et oma pillamises ületasin ka kõige suuremaid pillajaid ja et mitmetele uutele narritempudele nime andes jätkasin tõhusalt nende pahede pikka nimestikku, mis tollal selles Euroopa kõige liiderlikumas ülikoolis lokkasid. Ja ikkagi on raske uskuda, et ma isegi siin olin sedavõrd minetanud igasuguse aumehelikkuse, et püüdsin omandada elukutseliste kaardimängijate kõige alatumaid võtteid ja sel alal meistriks saanud kasutasin seda põlastusväärset kunsti oma juba selletagi tohutu sissetuleku suurendamiseks lihtsameelsete kaasüliõpilaste arvel. Nii see aga oli ning kahtlemata just see, et seesugune patustamine mehise ja ausa tunde vastu oli nii ränk, oligi peamine, kui mitte ainus põhjus, miks sain seda karistamatult jätkata. Tõesti, kes mu kõige liiderlikemaist kaaslastest poleks pigem oma meelte selgeimale tunnistusele vastu vaielnud, kui kahtlustanud niisuguses teguviisis lõbusat, siirast ja suuremeelset William Wilsonit, Oxfordi kõige üllamat ja heldemat üliõpilast. Teda, kelle narritembud, nii ütlesid tema kulul elajad, olid vaid nooruse ja ohjeldamatu fantaasia narritembud, eksimused vaid jäljendamatud tujutsemised, süngeim pahe, vaid hoolimatult meeletu priiskamine.
Olin 2 aastat edukalt sel kombel tegutsenud, kui ülikooli tuli noor tõusikust aadlimees Glen Dinning. Rikas, nii käis kumu, nagu Herodes Atticus. Ja need rikkusedki sama kergesti saadud. Peagi taipasin, et mõistust oli tal kasinalt ning enesestki mõista pidasin teda sobivaks objektiks, kelle kallal oma osavust proovida. Tõmbasin ta tihti mängima ja nagu mängurid ikka, lasksin tal õige märkimisväärseid summasid võita, et teda seda kindlamini oma püünisesse kiskuda. Lõpuks plaan küps, kohtusin temaga, kindla kavatsusega, et see kohtumine jääb viimaseks ja otsustavaks, ühe kaasüliõpilase, härra Prestoni pool, kes tundis meid mõlemaid, kellel aga, ausalt öeldes, polnud õrnematki aimu minu plaanist. Et kogu asjale paremat värvingut anda, oli mul õnnestunud 8–10 liikmeline seltskond kokku saada ning jälgisin nüüd ülima hoolega, et kaardid ilmuksid lagedale juhuslikult ja et selle ettepaneku teeks too hani ise. Et selle nurjatu looga kiiresti ühele poole saada, olgu öeldud, et mängu pandi kõik alatud riukad, mida sel puhul tavaliselt kasutatakse. Nii et tuleb lausa imeks panna, kuidas ikka veel leidub tobukesi, kes nende ohvriks langevad. Me koos viibimine oli juba hilise ööni veninud ning mul oli lõpuks õnnestunud Glen Dinning endale ainsaks vastaseks manööverdada. Mängki oli mu lemmik, Ecarté. Ülejäänud seltskond, keda huvitasid meie kõrged panused, oli oma kaardid käest pannud ja seisis nüüd ning vaatas pealt. Tõusikust vastane, keda ma õhtu varasemal poolel olin kõvasti jooma meelitanud, segas ja jagas kaarte ning mängis mingi sõgeda erutusega, mida minu arust võis osaliselt, mitte aga täielikult seletada tema purjusolekuga. Lühikese ajaga oli ta mulle juba suure summa võlgu jäänud, kui ta rüübanud pika sõõmu porterit tegi täpselt seda, mida olin külmalt ette arvestanud. Ta pani ette kahekordistada meie juba niigi pillavaid panuseid. Hästi teeseldud vastumeelsusega ning alles siis, kui mu korduv keeldumine oli ta juba vihale ajanud, nii et see andis mu nõustumisele teatava solvumisvarjundi, olin lõpuks päri. Tulemus muidugi ainult näitas, kui täielikult saak mu võrku oli langenud. Vähem kui tunni ajaga oli ta võlg kasvanud 4-kordseks. Ammu juba oli ta näolt kadunud veiniõhetus. Nüüd aga märkasin oma üllatuseks, et ta oli muutunud otse hirmuäratavalt kahvatuks. Ütlen oma üllatuseks. Minu innukate pärimiste peale oli Glen Dinningit mulle kirjeldatud päratu rikkana ning summad, mis ta seni oli kaotanud, kuigi iseenesest tohutud, ei võinud minu arust teda kuigi tõsiselt häirida, veel vähem teda sel kombel vapustada. Mu esimene mõte oli, et äsja rüübatud vein oli talle pähe tõusnud ja pigem selleks, et säilitada kaaslaste silmis oma head nime, kui mõnest vähem isekast kaalutlusest ajendatud, tahtsin parajasti otsustavalt mängu katkestada, kui kellegi pealtvaataja sõnad ja Glen Dinningi meeleheitlik karjatus mulle mõista andsid, et olin ta täielikult laostanud ja niiviisi teinud temast üldise kaastunde objekti. Asjaolu
mis pidanuks teda kaitsma isegi õela inimese salasepitsuste eest. On raske öelda, kuidas ma nüüd oleksin pidanud käituma. Mu haneks võetu haletsusväärne olukord muutis kõik kuidagi nõutuks ja süngeks ning mõne hetke valitses sügav vaikus, mille jooksul ma tahes-tahtmatult tundsin, kuidas mu põsed hakkasid kirvendama neist põletavatest ja etteheitvatest pilkudest, mis mulle seltskonna vähem liiderlike liikmete poolt osaks said. Pean koguni möönma, et sellele järgnes äkiline ja erakordne vahelesegamine, mis võttis lühikeseks hetkeks mu rinnalt talumatu hirmukoorma. Toa laiad rasked tiibuksed lükati korraga nii tugeva ja tormaka hooga pärani lahti, et kõik küünlad toas nagu nõiaväel kustusid. Nende hääbuvas valguses jõudsime veel märgata, et keegi minu kasvu võõras, mantel tihkelt ümber, oli tuppa astunud. Pimedus oli nüüd aga täielik ning me võisime vaid tunda, et ta me keskel seisis. Enne kui keegi meist jõudis toibuda piiritust üllatusest, millega see jõhkrus meid rabas, kuulsime sissetungija häält. "Härrased," ütles ta tasasel, selgel ja unustamatul sosinal, mis mul luust ja lihast läbi lõikas. "Härrased, ma ei püüagi oma käitumist vabandada, sest sellega täidan ma vaid üht kohustust. Teil ilmselt pole teada tolle isiku tõeline iseloom, kes täna õhtul Lord Glendinningilt Ecartees suure summa raha võitis. Tahan teile seetõttu näidata kiiret ja kindlat teed, kuidas selle väga vajaliku teadmiseni jõuda. Palun sobival juhul uurida tema vasakukäise manseti sisevoodrit ja neid pisikesi pakikesi, mida võib leida tema tikanditega hommikukuue avaravõitu taskutes." Nende sõnade ajal valitses nii sügav vaikus, et oleks võinud kuulda nööpnõela kukkumist põrandale. Jutu lõpetanud lahkus võõras jalamaid sama äkki, kui olid tulnud. Kas ma oskan? Kas mul on tarvis kirjeldada oma tundeid? Pean ma ütlema, et elasin läbi kõik õudused, mida tunneb ära neetu. Mulle ei antudki õieti aega järele mõelda. Mitu kätt haaras must sealsamas toorelt kinni ning küünlad pandi kohe uuesti põlema. Järgnes läbiotsimine. Käise voodri vahelt leiti kõik Ecartees olulised pildiga kaardid ning mu hommikukuue taskutest mitu kaardipakki. Täpselt samasugused, nagu kasutati meie koosviibimistel, üksnes selle vahega, et minu omad olid seda laadi, mida asjatundjate keeles kutsutakse arrondeeks. Honöörid olid pisut ümarad otstest, alamad kaardid külgedelt. Sel kombel tobuke, kes tavaliselt tõstab pikki pakki, tõstab oma vastasele alati honööri, seevastu mängur, kes tõstab laiuti, ei tõsta oma ohvrile iialgi kaarti, mis mängus võiks arvesse tulla. Mis tahes vihapurse selle avastuse puhul oleks mulle vähem mõju avaldanud, kui see sõnatu põlgus või sarkastiline meelerahu,
millega see vastu võeti. Härra Wilson, ütles me võõrustaja, kummardudes oma jalge eest võtma haruldasest karusnahast kallihinnalist kasukat. Härra Wilson, see kuulub teile. Arvan, et on ülearune otsida siit. Ta silmitses mõruda naeratusega rõivatüki volte. Lisatõendeid teie osavusest. Neid saime juba küllalt. Loodetavasti te taipate, et peate Oxfordist lahkuma. Igal juhul aga jalamaid lahkuma minu toast. Porri kistud, põrmu alandatud, nagu ma tookord olin, oleksin ehk nende solvavate sõnade peale ütlejale kohe kallale läinud, kui kogu mu tähelepanu sel hetkel poleks endale tõmmanud lausa jahmatama panev asjaolu. Kasukas, mida olin kandnud, oli haruldasest karusnahast. Kui haruldasest, kui pillavalt hinnalisest, ei söanda ma öeldagi. Selle tegumood oli samuti mu enda fantaasia vili, sest niisugustes tühistes asjades olin otse keigarlikult nõudlik. Seetõttu, kui härra Preston ulatas mulle mantli, mille ta tiibukse kõrvalt põrandat oli üles korjanud, märkasin ma peaaegu kabu hirmule läheneva hämmastusega, et minu oma rippus mul juba käsivarrel, kuhu olin ta nähtavasti enese teadmata võtnud, ning et pakutav oli igas, isegi kõige pisemas üksikasjas selle täpne koopia. Imelik võõras, kes mu nii hukatuslikult oli paljastanud, oli olnud, seda ma mäletasin, mähitud mantlisse. Seltskonnast polnud aga kellelgi peale minu enda kasukat seljas olnud. Enesevalitsust säilitades võtsin Prestoni pakutud mantli vastu, tõmbasin selle, ilma et keegi seda oleks märganud, enda omale peale. Lahkusin kulmu otsustavalt ja väljakutsuvalt kortsus toast. Ning järgmisel hommikul enne koitu sõitsin üle pea kaela Oxfordist mandrile, hirmust ja häbist lausa ahastuses. Ma põgenesin asjatult. Otse kui juubeldades järgnes mulle mu õel saatus ja näitas, et ta salapärane võim oli alles hakanud end maksma panema. Vaevalt olin jala Pariisi pinnale tõstnud, kui sain uued tõendi tolle Wilsoni põlastusväärsest huvist minu käekäigu vastu. Aastad möödusid, ilma et oleksin sellest pääsenud. Lurjus niisugune. Kui kohatult ja millise tontliku pealetükkivusega astus ta Roomas minu ja mu auahnete taotluste vahele. Samuti Viinis, Berliinis ja Moskvas. Tõesti, kus ei oleks mul olnud kibedat põhjust teda oma südames needa. Lõpuks põgenesin selle salapärase türannia eest kabu hirmus nagu katku eest, aga maailma lõppugi põgenesin asjatult. Ning salajas omaenda hinge süüvides esitasin ma üha uuesti ja uuesti küsimuse. Kes ta on? Kust ta tuli? Ja mida ta tahab?
aga vastust ma sealt ei leidnud. Ja siis uurisin ma üksikasjalikult tema jultunud järelevalve avaldusvorme, meetodeid ja peamisi tunnusjooni. Aga isegi siit ei saanud ma midagi, millele andnuks oletusi rajada. Võis küll täheldada, et kõigil arvukatel juhtudel, kui me teed viimasel ajal olid ristunud, oli see sündinud üksnes selleks, et nurjata niisuguseid plaane või takistada niisuguseid tegusid, mis täideviiduina võinuksid palju kurja teha. Vilets õigustus tõesti nii ülbelt omandatud võimule. Vilets kahjutasu loomuliku õiguse eest iseseisvalt tegutseda, mida nii järele jätmatult, nii solvavalt eitati. Ka ei saanud mulle märkamata jääda, et mu piinaja, jäädes visalt truuks oma veidrale tujule jäljendada piinliku hoole ja imeväärse osavusega minu riietust, oli oma vahelesegamised minu asjadesse juba ammu nii seadnud, et ma ühelgi hetkel tema nägu ei näinud. Oli see Wilson, mis ta oli. See vähemalt oli kõige puhtam teesklemine ja narrus. Kas ta tõesti võis hetkekski arvata, et ma inimeses, kes Eatonis mind manitses, Oxfordis mu au hävitas, Roomas mu auahnetele plaanidele, Pariisis mu kättemaksule, Napolis mu kirglikule armastusele või Egiptuses mu saamahimule, nii nagu tema seda ekslikult nimetas, vahele segas, et ma selles oma peavaenlases ja kurjas kaitseinglis poleks suutnud ära tunda oma koolipõlve William Wilsonit, nimekaimu, seltsilist, rivaali, vihatud ja kardetud rivaali doktor Bransby juurest. Võimatu. Ent rutakem selle draama viimase, sündmusrikka stseeni juurde. Siiamaani olin seda ülbet valitsemist jõuetult talunud. Sügav aukartus, mida sisendas Wilsoni õilis karakter, ülev tarkus, ilmne kõikjalolek ja kõikvõimsus koos hirmutundega, mida teatavad teised jooned tema loomuses ja tõekspidamistes minus äratasid, olid siiani tekitanud mulje, et olen äärmiselt väike ja abitu ning pean endast mõistetavalt, kuigi väga vastumeelselt, ta meelevaldsele tahtele alluma. Viimastel päevadel viibisin aga pidevas veiniuimas ning selle sõgestava mõju all muutusin üha sallimatumaks igasuguse järelevalve suhtes. Hakkasin nurisema, kõhklema, vastupanu avaldama. Ja kas oli see ainult ettekujutus, mis pani mind uskuma, et minu vankumatuse suurenemisega mu piinaja meelekindlus vastavalt vähenes? Olgu sellega, kuidas on. Igatahes tundsin tärkavat tulist lootust ning jõudsin oma salajasimais mõtteis lõpuks kindlale ja meeleheitlikule otsusele, et ma enam ei lase end orjastada. 1800 mingi aasta karnevali ajal Roomas juhtus, et viibisin Napoli hertsogi Di Broglio palees maskeraadil. Olin maitsnud tavalisest ohtramalt veinilaua mõnusid ning külalistest tulvil tubade lämmatav õhk muutus nüüd lausa talumatuks. Inimsummast läbi trügimise raskus suurendas veelgi mu pahameelt, sest ma otsisin kärsitult, jäägu ütlemata, millisel vääritul eesmärgil, vanadusnõtruse all kannatava Di Broglio noort, lõbusat ja ilusat naist.
Ilma vähimagi süümepiinata oli ta eelnevalt mulle usalduslikult avaldanud, millist kostüümi ta kannab ja silmanud nüüd eemalt ta kuju, hakkasin rutuga tema poole trügima. Sel hetkel tundsin, kuidas kerge käsi mu õlale pandi ja mu kõrvu kostis see igaveseks ununematu tasane, neetud sosin. Meeletus raevuhoos pöördusin ma jalamaid oma takistaja poole ja haarasin tal toorelt kraest kinni. Nagu olin oodanudki, kandis ta täpselt samasugust kostüümi nagu mina. Sinisest sametist Hispaania mantlit, vööl punane rihm, mille küljes rapiir. Must siidmask kattis üleni ta nägu. Närukael, hüüdsin ma vihast kähedal häälel ning iga kuuldavale toodud silp näis toitvat mu raevu. Närukael, nurjatu kelm, petis, neetud lurjus. Sa ei tohi mind surmani jälitada. Järgne mulle või ma pistan su koha peal läbi. Ning ma tegin endale läbi ballisaali teed kõrval asuvasse väikesesse eestuppa, tirides teda endaga kaasa, ilma et ta vastu oleks puigelnud. Tuppa astudes tõukasin ta vihaselt endast eemale. Ta vaarus vastu seina. Mina aga sulgesin vandudes ukse ja käskisin tal rapiiri haarata. Ta kõhkles vaid hetke, siis kerge ohkega tõmbas vaikides mõõga ja jäi kaitsele. Võitlus oli tõepoolest lühike. Olin pöörane metsikust erutusest ning tundsin oma ühes ainsas käsivarres terve rahva hulga väge ja rammu. Mõne hetkega surusin ta palja jõuga vastu seinapaneeli ja saanud ta sel kombel oma meelevalda, torkasin mõõga elajaliku julmusega veel ja veel kord ta rinnast läbi. Sel hetkel katsus keegi ukse linki. Tõttasin sissetungi takistama ning pöördusin seejärel kohe sureva vastase juurde tagasi. Aga milline inimkeel suudaks kirjeldada seda hämmastust, seda õudust, mis mind mu silmadele avaneva pildi ees valdas? Lühikesest hetkest, mil pöörasin oma pilgu kõrvale, oli olnud küllalt, et kutsuda esile mingit materiaalset muutust toa ülemises või kaugemas otsas. Suur peegel, nii paistis see algul mu segamini meeltele, seisis nüüd seal, kus seda varem polnud märgata. Ja kui kabu hirmus sellele lähenesin, astus mulle mu enda kuju ainult kahvatu ja verepritsmeis näoga, jõuetul ja vaaruval kõnnakul sealt vastu. Ma ütlen, nii see paistis. Ei olnud aga. See oli mu vastane. See oli Wilson, kes siin oma surma agoonias mu ees seisis. Ta mask ja mantel lebasid põrandal, kuhu ta nad oli visanud. Polnud ainustki niiti ta rõivastes, ainustki joont ta silma torkavalt ainulaadses näos, mis pisima detailini
poleks olnud minu oma. See oli Wilson, aga ta ei rääkinud enam sosinal ning ma võinuksin arvata, et räägin ise, kui ta ütles. Sa oled võitnud ja ma annan alla, aga siit peale oled ka sina surnud. Surnud maailmale, taevale ja lootusele. Sa eksisteerisid minus ja nüüd, kus ma suren, näidaku see kuju, mis on su enda oma, kui täielikult sa iseenda tapsid.